Nojah, et siis nii ja. Vaata neid. Filmivad seal. See on kättemaksukontor versus Elvise vlog. Pihta läks mulle. Kuradi hästi. Kuradi hästi. No nii, möll käib. Väljas ilmtakse kättemaksukontori ühte episoodi väga meil mingi käerauad, kes paha laps on olnud. Teisrid, meil on üks väiksemad relvad siin on ja kõige vähe vihasem relv on ja pamm. Need on kõik aksessuaarid ikkagi võeti jaoks. Ma võtsin oma relva ka kaasa, mis on siuke snaipriga väike. Aga igatahes praegu filmitakse välja see action stseen on ja pommid just plahvatasid ja ma ei tea, kas te teate Kaitseväe kadunud granaatide lugu või ei, aga nagu näha, siis üks oli kindlasti siin ja varsti peaksid nad sisse kolima, vaata mida põnevat meil siin veel näha, kuulda, teha annab. Ei tea, kas Kaitseväe kadunud granaat, kas kättemaksukontor võib taas kord millelgi jälil olla. Lähen vaata, mis seal väljas toimub. Ja kaamera läks. Kättemaksukontor on oma okki jooksu alustanud. Volli piire maha. Mendi! Hoidke eemale, mul on pantvangid! Mis teie tingimused on? Helikopter ja 4 pitsat. Lõpetage seadusvastane tegevus! Andke alla! Ja nüüd ta tuleb. Tadat pead maha ja siis Tarvo pane sealt umbes uupi. Laseb siit poolt. Oota, on tal laetud või? Laetud. Ongi suur. Aga kord suureks saan, siis ka minust kapten saab. Päris hea. Läks, tulge. Seekordne kättemaksukontori episood räägib siis loo pantvangi kriisist ja tiitlasi väljas ühe terroristi nii-öelda juba maha, aga teised on ikka veel siin sees tüüas basseinis lõksus. Ja nüüd olete siin nii kaua vaikselt, kuni teid vabastatakse. Ja kõik jäävad ellu. Maardu mõis on päris suur ja selleks, et võteteks sobivad nurgad üles leida, tuleb põhimõtteliselt terve see mõis läbi skautida. Aga teisel korrusil ja keldrikorrusil näiteks ei pole mitte ühtegi tuld, mis tähendab seda kriiseb, koliseb päris kõhe. Siin ei ole ruumi. See ei ole puudubi kõvasti. Ma kinni, ei ole vaja midagi ole pole. Tahaks või tõsta? Mis sa tõstad? No jah, ei, ma ei tõsta. No ta ütleb, et nii raske on tõsta. Ta ei peagi tõsta. Jah. Nagu näete, slaiderid, valgustus, kõik asjad on vaja kolida peale igat võtet järgmisesse kohta üle. Mõis on suur ja tegelikult nad filmisid juba enne mõisa, mis tähendab, et kella 1 päeval on võtted intensiivselt käinud. Võttepäev on pikk, see kestab kuni 1 öösel põhimõtteliselt, mis tähendab 12 tundi järjest. Teinekord, kui vaatate neid asju, siis teate, kui palju effortit teilt ühe sellise asja taga läheb. Kuidas läks? Hiilgavalt, sul oli täiega õigusandlik. Nad tahtsidki meile tunge teha. Kui ilmub ohtlik naine, Relvad käest. siis Elvis sipleb võrgu Kas sa sees. lasen nad kohe maha, poeg? Jah. Nõrk oled, poeg. Ma laseks, et mõrrad kohe maha. Niimoodi, jah. Jõuga. Ei, niimoodi, pane käsi nii. Seda tegelikult tama täis käega saagi. Väike näpp on midagi. Kui sa olen teinud nii. Sul on nagu jõudu kõika siin taga, aga... Väikse näpu korras. Sa ei saa. Kas laseme
4. vii tüdrukud basseini ja hoia neil silm peas. jah, lähe edasi, kohe. Hoia silm peas. Ma jään mitte kuhugi. Enne kui ma ei ole vastanud. Ja küll 4, mine too see laps siia. Muidu ongi jalus, kui siin paugutama hakatakse. Nõrkolet poja! Ma laseks need mõrrad maa taha. Maada saab. Ja küll 4, too see laps siia. Uskumatu, milline möll käib kättemaksukontori võtetel, kisa, kära, paugud, granaadid, relvad, ma ei saa aru. Uskumatu, terve mõis kajab. Aga mis on veel uskumatu, on see, et kell on juba 1:30 ja nii-öelda ajaplaan nägi ette, et see asi kuskil on 9 läbi, aga sellest ollakse tunduvalt maas, nii et siin võib minna isegi, ma ei tea, 2, poole 3. Mina üritan veel vähegi normaalsel ajal koju saada, ehk siis teen siit tõenäoliselt ka suusad, aga Kyoko, Luna, Tiidu, Freia, teiste kättemaksukontori tegelaste põnevaid juhtumisi vaata ikka TV3-st ja peaga meeles, et igasugust behind the scenes huvitavat pulli näed sa TV3 Play keskkonnast, kaasa arvatud Elvise vlogist ja teiega tõmbamegi otsad kokku, pidage ikka meeles, et olge teineteist head, hoidke jalgpedaalil ja lõboralt kokku ei hoia. Tšau!